Kallid sõbrad, mul on hea meel mõelda aastavahetusel sellele, mida Jumal laskis 2019. aastast välja kasvada. Meie kogudustes ja meie koguduste liidu ühises teenimistöös. Möödunud aasta juhtmõtteks oli kasvada Jumala sõnas ja võime tunnistada, et see sõna on olnud tegev meie eludes ja teenimistöös. Mul on väga hea meel koos teiega seminari tagasituleku üle Tallinna ja taasavamise 30. aastapäeva tähistamisele mõeldes 14. novembril uuendatud Koskla ruumides. See oli mitmeaastase töö kaunis tulemus. Ja tahan südamest tänada kõiki neid, kes sellele kaasa aitasid ja eriti ka eestvedajatele Valduste osaühingust nii inimeste kui ressursside näol. Me tahame olla olemas, võimalikult paljudele inimestele kättesaadavad, selleks, et avastada oma kutsumust ja selleks, et vaimulikus töös olla viljakad ja varustatud. Isiklikult oli mulle väga suureks rõõmuks koos pastorite grupiga käia Kosovos, et külastada seal teenivaid Teili ja Dejan Adamit ja nende peret. Mu igatsus oli, et me võiksime saada maitsta missiooni põllul, mida tähendab olla välja läkitatud. Ja ma usun, et see lühikene reis veel kannab oma vilja, sest Jumal kutsub meid olema tema tunnistajad maailma äärteni. Ma usun, et ajalooliseks veel kujuneb, see on tagantjärele tavaliselt antav hinnang, koguduste rajamise oikumeeniline kogunemine Eesti läkitus 1. novembrile. 5 konfessiooni oma esindajatega, koguduse rajajatega, oma kirikute ja liitude juhtidega olid kohal, et jagada seda, mida Jumal on südamesse pannud koguduse rajamise seisukohalt ja õnnistada üksteist selles teenimises. Me ütlesime seal välja, et me ei jõua Eestimaa inimesteni ükski kirik üksinda, vaid ainult siis, kui me ühendame oma jõud, kui me oleme üksteise jaoks olemas, kui me anname võimaluse õppida üksteiselt. Ja me tahame üheskoos võtta vastutuse selle eest, mis Eestimaal toimub ja ka selle eest, et iga Eesti inimene kuuleks head sõnumit elavast Jumalast, kes armastab meid. Mul on möödunust aastast hea meel mitmetest rahvusvahelistest ettevõtmistest ja tegelikult mõneti ka sellistest ümmargustest tähtpäevadest Rootsi ühendkirikuga sillaprojekti lõpetamisel võisime tunnistada, et see investeering on läinud täie ette. Ja see ei ole ainult mitte meie tunne, vaid rootslased ütlesid, et nad näevad, et see investeering on kasvatanud sellise vilja, millest tahavad nad ise ka osa saada. Gruusia Baptisti Liiduga koostöö on olnud väga tõhus ja konkreetne. Nii nende liidu juhid võisid külastada meie aastakonverentsi kevadel ja näha nii elu Eestimaal, aga meie koguduste tööd, osaledes mitmete erinevate kogudustega, koguduste jumalateenistustel, aastakonverentsil, kohtumisel juhatusega. Ja samamoodi võisin mina abikaasaga külastada nende aastakonverentsi, kus senine liidu juht tagasi valiti. Ja võisime külastada mitmeid algatusi, nii põgenikelaagris kui laagrikeskust ja näha ka, kuidas meie väike panus, ka rahaline panus sinna, kasvatab ühte head vilja, et evangeelium jõuab Gruusia inimesteni. Mul on väga hea meel sellest koostööst, mis 20 aasta vältel on Whitteri kogudusega, aga nüüd tegelikult laiemalt kogu Converge'i Baptisti Liiduga USA's toimumas. Meil on seal palju häid sõpru, Bill Ankebergiga eesotsas, aga täna ka mitmete uute inimestega, keda Bill on alati kaasa haaranud sellesse koostöösse.
ja sellel aastal saime ka tänaselt Twitteri pastorilt John Rylelt kinnituse, et ta tahab, et see töö ka selle Twitteri koguduse ja meie koguduste liidu vahel jätkuks ja sama ka Converge'i liiduga. Tagasi mõeldes möödunud aastale, siis suur rõõm on sellest, et üks selline märksõna on olnud meie arengukavas ja me näeme seda, et see on meie koguduste tuleviku uued ja noored juhid. Noorsootöökeskuse ja seminari koostööprogramm Futurum, kasvukeskkond noortele juhtidele meie kogudustest, mis lõpeb 2020 ühise õhtusöögiga liidu juhatusega. Samamoodi Viljandis toimunud PP või piiblipäevad näitasid, et möödunud aasta, siis 2018. aastal tähistatud 40. juubel ei olnud mitte üksik selline suur sündmus, vaid sellest on saanud liikumine. Jumal on tegemas imetlusväärset tööd Eestimaa noorte keskel ja noorte kaudu, kristlastest noorte kaudu, äratades elavale usule noori inimesi, meie poegi ja tütreid. Ja samamoodi lastetöökonverents 1. mail oli murrangulise tähendusega nii LMK-le endale, aga ka osavõtjatele. Ja mõelda tagasi, ükskõik kas Keilas toimunud suvefestivalile või Viljandis toimunud aastakonverentsile, südames on soe tunne kõigist nendest kohtumistest. See ei ole kindlasti ammendav loetelu, kuid annab meie koguduste ühistööle väga konkreetse sisu näo ja väljendab ka neid suundumisi, mille juurde Jumal on meid juhtinud. Kui küsisin Jumala käest, tänu millele on mitmedki asjad hästi korda läinud, sain vastuseks, et sa oled otsinud mind ja sa oled otsinud koos teistega mind. Aitäh teile, armsad sõbrad, selle valmisoleku eest koos otsida Jumala tahet ja teed. Ta on meile seda ilmutanud. 2017. aastal vastu võetud meie koguduste liidu visioon on tänagi väljakutset pakkuv, Jeesust järgiv, inimesi armastav, Jumala väes ja sõnas kasvav liikumine. Need me tahame olla. 2020. aasta juhtmõtteks on kasvame Jumala väes. Apostlite tegude 9.31 öeldakse, et kogudus üha kasvas püha vaimu julgustusel. Kogudus üha kasvas püha vaimu julgustusel. Ressursside poolest on meie võimalused koguduseti ja paikkonniti väga erinevad, kuid meie motivatsioon sõltub me valikutest. Kas me valime inimliku pessimismi või püha vaimu poolt antava julgustuse, pakutava julgustuse? Tegutseda iseendale vaadates või püha vaimu võimekusega arvestades, püha vaimule ruumi ja vabadust andes. Uskuge, sõbrad, siis näeme kogudusi ka üha kasvamas Eestimaal. Soovin teile rohkeid Jumala õnnistusi 2020. aastal ja head kasvamist Jumala armus ja väes.